käes on november ja aeg on Vancouverit avastada. Esimene peatus Nepali kõrts. Lambakorma, butter chicken, cheesy naan, riis. Proovime kõike. Tellisime 2 erinevat, et saame kõike proovida lihtsalt. Pudistame täis. Ei ole ammu väljas söömas käinud ilmselgelt. Kõigepealt lammas. Paneme ühele poole. Butter chicken teisele poole. Pastel kindlasti. Kõrts. Ja juustune naan. Carbs on my drugs, mida ma teen. Söök on päris hea, aga hindasime oma maitsemeeli natuke üle. Ei saa ikka päris ekstra spice'iga hakkama. Enne on nagu saunas. Küljed juba läigivad. Kuidas söök muidu on? Ma ei saa aru ju. Tuline lihtsalt. Nii vürtsine on, et ei saa aru, mis maitsega see on. Aga muidu on päris hea. Higi läheb juba silma. Kõrvetab juba. Vihta vaja juba. Ja jõudsimegi Vancouveri torn. Torn on see 68 meetrine ja maanteen on selline. Noor mees. Tahate ametit vahetada, jah? Reklaam Vancouveri tornist. Kes tahab aknaid või tähendab, kes tahab kõrgel kohal veerata. Palun väga. Sulge peske aknaid väljaspool. 10 euri tund. Aga vaatega. Vaade on hea. Seekurda. Ja 700 alustavad taas. Oleme jõudnud oma Airbnb-sse. Näita, milline siin välja siis näeb. No, ma ei tea. Palju väga pole näidata. Ei ole. Peegel natuke viltu on.
Siin ma saan kõigil korgid välja võtta. Lõite selja taha ka. Keegi närvi jääb. Kurja juurisena. Aga astusime siia sisse. Ei teadnud, kuidas korralikult check-in'i teha. Siin on ukselukud asjad vahetatud. Meil siin on üks Hispaania baar kõrval. Neil oli duši all mingi normaalne pidu. Neid ei teadnud, et siia keegi veel on veel tulemas. Aga huvitav on olnud see sinna. Käisime Vancouveri kesklinnas ka ja no ütleks, et siin ei tunneks absoluutselt ennast turvaliselt tänava peal. Üksi pimedas kindlasti mitte. Ma olin täiesti šokeeritud, kui ma nägin mingeid vendasid omale nõelesid sisse lükkamas või kuidas kodutuse tase siin nii kõrge lihtsalt on. See on lihtsalt uskumatu. Ei tekitanud küll sellist sooja ja turvalist tunnet või see linn ei ole kindlasti koht, kus kunagi lapsi tahaks kasvatada või tulevikku luua, nii et vaatame edasi. Äkki leiame koha omale siin päikse all, mis meile veel rohkem meeldib. Aga kell veel nii palju ei ole, nii et mõtlesime, et läheks kinno. Praegu käib kinodes A Ticket to Paradise. Nii et vaatame selle romantilise komöödia üle ja teeme väikse õhtusöögi ka seal samas. Aga asume teele! Siin Airbnb's on mõeldud reisijate peale ka, kes äkki tulevad kunagi hilja ja midagi süüa ei ole. Muidugi see tasuta ei ole. Arve tuleb tasuda proua arvele, aga vähemalt on selle peale mõeldud, nii et selles plusspunktid. Enne kuhu me lähme? Meil on Ticket to Paradise. Kuupäev on 11.11. No tehke oma järeldused. Jah, olen seda näinud kõikjal juba 2 aastat järjest. Ja siin me oleme paradiisi teel. Tere hommikust mu päiksekiired. Tänane plaan on selline, et number 1 läheme käime kohvikus ära, täidame oma kõhu ära. Number 2 lähme pargime oma auto Walmarti parklasse, sellepärast et kesklinna parkimishinnad on nagu metsikud. Ja number 3 võtame metroo kesklinna, sealt rendime omale jalgrattad ja lähme avastame ümbrust. Aga asume teele! Old school parkimine, pane münte naine. Sööda raha. 50 minutit piisab. Ma ei tea, loodame. Kell. Ma ei tea. Vaatame. Väiksed võipud, väike kohv, väike smuuti musi on nii õnnelik, ma unustasin pangakaardi koju jälle. Musi maksa. 10 korda välja pea. Ma pole võlgu. Ma olen nagu tal mingi rahapank lihtsalt. Uskumatu. Aga eelmine kohvik ei sobinud meile, siis on polnud midagi süüa. Ja tuleme järgmisesse, kuna parkimise eest on makstud. Ja siis saame 10 raalaga omale võttu. See on see väike edu. Hea Liisu. Aga naudime.
Come on. Ma ei tea, kõik trügivad siin, ma ei saa mingi YouTuberi elugi teha. Naine hämmingus kõik jutud. YouTuberi tellitammud seda siuksed, blokivad lihtsalt. Ma kuulsaks. Aga jõudsime lõpuks Vancouveri kesklinna, nii et lähme võtame jalgrattad ja avastame edasi. Davai, leegid. Naine proovib aru saada, kuhu me lähme. Mis arvad, et ei saa olla? Näeks nüüd maju ka siis, aga no mitte tillegi ei ole näha. No. Naine! Kus lähed? Kus lähed? Lähme ratast rentima. Lähme ratast rentima. Äkki saame tandemi. Saame krutida. Sind ei ole näegi siin kaamerad, mitte krutti. Nurmull. Oleme jõudnud kolhoosi. Oho. Suurlinna džungel. Kes see siin on? Ohi naljatilkana. Naljatilk. Mingi tilk. Taevast kukkus mingi suur tilk alla või? No vist. Ei tea seda taustalugu, aga siin ta meil on. Selline vahevala väiksest tilgast siis. Ja lähme edasi. No nii, meie esimene tandemrattasõit. Ja kes meil ratast annestab? Ei no muidugi ikka mingi eestlane siin, joh, ei tiina. Igal pool on üks eestlane. Igal pool on üks eestlane. Maailm on väike. Ja Väga väike. pull. Jälgime liiklust ka, et kedagi selja tagant ei tule. Kui me siia BC poole kolisime, siis meil oli täpselt 2 võimalust. Kas me oleme siiamaani lumes või siiamaani vihmases vees. Ja me valisime vihma. Aga mis meil siin tegelikult on imeilus päikseline ilm, millega meil siin Vancouveris vedanud on. Üldiselt sajab siin 5 kuud vihma, nii et see vihmavend oli meil armuline lihtsalt. Tegime väikse pausi sellest tandem velosõidust. Ja mida meil pakutakse, on ainult ebatervislik toit. Mis siin muud Kanadas USA pool pakkuda ikka on. Aga mis seal ikka? Naudime. Võtame viimast. Jäädisu. Jäädisu. Väike arvamusrubriik on siin käsil.
noormees oranžis. No nii, rääkige. Kuidas see tandemvelosõit on siiani tundunud? Palju. Täiesti midagi uut, mida enne teinud ei ole. Taga oli suht keeruline olla, aga ees on nagu tavaline velo ikka. Ja. Kuidas juhi positsioonil olla on? Mõnus. Saab seda liidri positsiooni harjutada. Üks purks on? Ma ei tea. Pole ammustanud, aga selline nalja näeb siin. Selline suht tühi seest. Peab ikka ketšupi vahele panema. Ei ole midagi. Aga olgu. Aga muidu on palju ümber saare sõita kogu aeg meie ääres. Jaa, see Seawall on nagu selline asi, mida igaüks peaks ära tegema, kui Vancouverisse tulla. Et ma ei tea, mis seal TripAdvisoris on kirjas, mis soovitatakse Vancouveris ära teha, aga kindlasti rentida tandembaik ja teha sellele poolsaarele ring peale, sest see on lihtsalt väga vinge värk. Kuidas oli? Täitsa palju uus kogemus jälle. Kuidas seda ümber keerata on? Nagu rekaga sõidaks. Selle eraldi skilli vaja. Eraldi juhilube selle rahva. Jaa, see oli vinge värk. No nii, naine. Tulime siia Europoodi, mõtlesin, et võtaks midagi kodumaist äkki. Midagi, mille järgi isu on olnud. Aga ma ei tea, ma mõtlen uuesti, kas ma tahan võtta Tatart 2,5 kilo 31 $. Tahab muidugi, sest kõht on tühi, me tahame süüa Tatar. See asi, mis on Eestis üks odavamaid, on siin siukseid gurmee toite. Jääb ära. Jääb vana toidu peale ikka. Ja siit see staar tuleb. Jou, Keili, räägi meile. Kõigest. Mis ma nüüd alustan? Alguses mulle Vancouver jälle üldse head muljet, aga täna tuli nagu uus elu jälle sisse. Kohtusime eestlast, kohtusime tema kolleege korealasi, kellele kõigile oli eesti keelt õpetatud, nii et see, et tõesti ja sooja küpid siis
ja ongi selline tunne, et ma filmin kõiki meie söömakordi ja me mitte midagi siin ei tee. Aga kõik siin võtab nii palju aega jõuda punktist A punkti B ja seal midagi teha ja näha ja siis jälle ringi sõita. Aga Vancouverisse me tuleme kindlasti tagasi, nii et ei tasu pead norgu lasta. Aga täna esimene ülesanne on midagi veel kõhtu saada. Ja tulime siia Cora kohvikusse, nii et vaatame, mis sealt leiame endale. Mis toimub? Kui Keili rääkis niisama mingis siin söögipäevade asjadest, siis ma olen see ilmaennustaja poiss või tüdruk. Ilmapoiss Enno. Ilmapoiss. Vaat seda. Ainult päike, ainult plussid. Laud päike. Ja mis maas on? Hunnik soola. Too võileib välja ja pane soola peale. Jaa, täpselt. Siin kanadalased on sellised lumehelbekesed, pole lund maha tulnudki, juba soolavad. On ikka, on vennad. Aga valmistuvad varakult tublid, mitte nagu Eestis. Ma ei tea, lund on meetrini, siis mingi paheks auto sooja alles. Aga olgu, vamos. Lähe. Leidsin Google review'de järgi ühe hästi hea toidukoha ja hästi hea tähendab seda ka, et me peame järjekorras ootama, nimekirja panema. Ma ei mäletagi, kaua me enam ootasime, 15 minutit kindlasti. Öeldi umbes 10 minutit, aga me nägime need toitude portsjoneid, välimust, kõik oli lihtsalt Värvust. ja kõht korises veelgi enam. Aga nagu Taiderites ikka, filtrikohvi ja seda täidetakse lihtsalt mööda minnes, nii et mõtlesime, et võtame seda kohe mitte peale sööki. Laktoosivaba versioon mulle. Ja niimoodi see ongi päev. Tellisime oma komplektid ja söögid ära, nii et kui kohale jõuab, siis uhkustame siis ka. Ennem siia sööklasse tulime või restorani, mis iganes, siis Keili oli moiss, jooksu kõht tühi. Ja siis nägi seda sööki ja siis vaata, nüüd ta nagu silmad helgivad nagu tähed. Hing on rahul lihtsalt. Munavalge omlett, kitsejuustu ja puuviljadega. See on juba hingele. Aga davai, head isu. Noormees. ikka nii noormees. Kunst nagu mingi sarimõrvar istub siin. Jaa, keera korra nägu päikse poole näita. Vaadake, see mullet kasvab. Ja novembri vunts ka. Pole kunagi nii palju kohvi ühes kohvikus joonud, lihtsalt tullakse ja täidetakse. Aga noh, mis seal ikka noh, ei kurda. Aga kuidas Vancouveri puhkusega rahule jäid? Puhkus on mõnna, aga kuidagi liiga lühike. 3 päeva, pikk nädalavahetus. Küll pikk nädalavahetus, aga ülikähtus. Ja siuke tunne, et midagi ei jõudnud tehagi. Lihtsalt üks nips, mida ma teha ei oska. Ja ongi läinud. Uus rattakogemus. Eestlane pani ka mõnusa punkti sellele tripile. Nii palju positiivset. No enne. Ja siia kohvikusse tuleks veel, noh. Oh jaa. See... Ikka on mitsikud mõnus ja suur ja kõht on nii leispäev. Oh jaa. Nii hea olla, päikega paitab põske, hea soe. Uskumatu, et november ju. Jaa. Aga davai.
edasi-tagasi. Ja tagasi, õigus. Jälle närib mul sõnu. Viimased lonksud ja läheme. Küsimus. Kus me praegu oleme? Küsimus. Kui kiiresti tohib kiirekal sõita hetkel siin talvisel ajal Vancouveris? No, vaatame palju meil ja kiiresti me sõidame siin. Oota, ma kohe kiirendan natuke. Ops! Nulliga! Juhu! No, ma ei tea, mis asi siin Vancouveris toimub, noh. Olme! Just tuli juurde pluss 18 minti. Terve Trans-Canada highway lihtsalt ummik. No, mis te arvate, mis me oma pühapäevaga täna teeme? Istume ummikus ilmselgelt ju. Popcorni on, no. See on nagu mingi kinoõhtu sinna. Ha-ha. Hashtag ha-ha. Hea nali, noh. Siin on kõik avarii. Kas siin on siis mõlemal pool avariida? Aga seal nendes üle kuidagi teisel poole. Võib-olla tõesti, jah. Ei läinud hästi, kui ongi ine vaata siirsest läbi. Ikka tuli kena hooga siin. No ikka väga halb isadepäev, noh. Ouch! See ikka tuli kena hooga. Kena pemm. Jah. Teisel pool on ikka korralik ummik. Sealt ei saa pikka aega. Lõpeb toon piirete lendas. Jaa, õudne. Tere jälle! Hakkasime juba kodu poole sõitma ja mõtlesime Aasia marketist läbi käia, aga see läks täiesti meelest ära. Nii et nägime tee peale Vancouveri looma ja värki ja mõtlesime kohe, et tõmbame kõrvale, käime ära, saame linnukese kirja. Fun fact selle juures, et see on Enno teine loomaajas käik üldse elus. Vend on ainult ühe korra seal Melpsis loomaajas käinud ja nüüd siin. Nii et ma pean ikka enda peale võtma selle ja talle loomi tutvustama. Aga me vaatame, millised loomad siin loomaajas on. Ja siis saame võrrelda, millised on Eestis, millised on välismaal, millised on Melpsis, millised on Sydneys. Nii et tuleb põnev pärast lõuna. Aga lähme vaatame. Selle tšekka pani. My little pony. Keskelt mõnus korpulentne. Vaata neid tillukesi jalgu ja kui tilluke mõnus pallike. See näeb nii pehme välja, et tahaks lihtsalt kallistada seda. Punupatse punuda lakast ja oi. On ilusad loomad alles. Mäletan, kui mul oli hull zebra hullus, kus kõik riidetükid olid lihtsalt zebra mustriga. Olid ajad. Täna on triibupäev. Ma tean, et sellised sokid mul juba kuskil klipis on, aga mul 3 paari samasuguseid. Aga teate, kellel veel siuksed triibulised sokid jalas on? Sellel vennal seal.
täna meil on selline matši päev, nii et jah. Vaata kui nunnu. Vaata kui aias siuke oleks. Is there a window here? No. Welcome to Jurassic Park. Ja kes seal on meil? Naine Keili. Nonii. Uskumatu, et kunagi sellised elajad siin elasid. Mis nad on? Mingi 8-tonnised või? On vennad alles. Aga ta on sõnatu praegu. Ma olen sõnatuna. Tema on sõnatu, ta peaks häält ka tegema, aga aku sai tühjaks vist all. Lähme vaatame äkki. Vahetavad patareid ära. Need loomad Jurassicu ajast on ikka ühed kõige suuremaid. See võib kaaluda mingi 58 tonni lihtsalt. On elajad noh. Ütleme nii, et suht lühkosed on ka, kus pea on. Kõige kummalisem fakt selle kohta, et ta ninasõõrmed on ta silmadest kõrgemal. Kui selliseid loomi üldse kunagi eksisteeris, siis see oli üks nendest. No, mis sa arvad dinosaurustest? Kardad ka või? Või oleks kartnud, kui siukest näed? Kas juhin tuli püksi midagi ei oska öelda enam või? Ei oska. Ei oska. Sõnatu. Daamid ja härrad, suursugune grizzlikaru. No see on ikka jurakas. Mis teed, kui grizzlit näed? Mõtle, kui ma oleks sellist Banfis näinud kuskil. See oleks enda deodorandi sprei välja võtta. Katsetanud seda. Arvad, et see väike sprei oleks sellist looma nagu tagasi hoidnud? Ilmselgelt ju. On loomna. Valmistub seal magama minekuks. Ja talveuneks teeb juba endale pesa valmis ja läheb viib sinna koopasse natuke omale seda isolatsiooni, isoleerib oma koopa ära. Vaata, kui hoolega ta teeb seda veel. Ettevaatlikult. Tundub siuke nagu harmless siuke loom, vaata. Perenaine. Täitsa õnnalt teeb seda. Aga ei. Norima igatahes sellisega ei lähe. See ei ole ainult muhk, mis sa sealt saad, aga võib-olla sind ei tulegi sealt tagasi. Oled siin mõmmipuuri juures, jah? Kui Eestis ja Soomes on karud loomaaias nii metsikult kaugel, siis
siin vaatavad meile otsa lausa. Mõmmikaru. Jõehobud. How's it going, mate? Neid sõpru pole küll ammu näinud. Ei ole. Ei ole. How you doing, mates? Vanad kängurud, vanad sõbrad ju. Oi. Hello. Ozzy, 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 Ozzy. Oh, 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 oh. Issand, mis kummaline loom see on. Nii tuima näoga. Ja need väiksed seal kõrval. Huvitav on ikka erinevaid loomi erinevatest loomaaedadest näha. Jõudsime siis maailma suurima kasslase juurde, Siberi tiigri. Kuidas kutsutud enda juurde, mitte come here, vaid idi seda ja läheb minema. No ja ei reageeri. Pole vist ammu Siberis käinud. Ongi, ununenud ära keel. Tule, praktiseerime. Idi sуда. No привет. Ega mul rohkem ei tule. Как дела? Kiisu. Ilus loom. Küsimus siis suurele ringile. Miks läheb kaelkirjakul aega liiga kaua, et vabandada? Ju, ma ei tea, liiga hilja jõuab kohale, pikk maa tulla. Vabandus, ma ei tea. No, neil läheb liiga kaua aega, et uhkus alla neela. Muidu on naljatilk, Jõuker. Lähme edasi. Backeri tipp siis, kes tahab raha kokku hoida. Shop up thrift store'ides ja minu lemmik on Abbotsfordis Plaidos Closet. See valik on lihtsalt kõige parem brändi riietele asjadele, et soovitan kindlasti järgi tšekkida, kes siin kandis on. Kui lumeaeg hakkab, me hakkame lund lükkama, nii et mul on sooja jopet vaja. Poes maksavad need $100, aga siin Plaidos Closetis saab sooja jope, paljuga ma saaksin. $17. Ja ma arvan, et see on juba winner. See on nii mõnus soe ja näeb viisakas välja ka. Win! Jope number 2. Katan ennast lume eest täielikult ära. Pole paha. -15 kraadi kannatav. Valikud on head. No nii. Lebodajad nädalavahetus on läbi saanud ja nüüd naine kokkas meile homseks tööpäevaks juba väiksed lõunad valmis. Hakkab töörutiin pihta. Ja siis vaikselt.
siin on täitsa pekis? Ja mis siin on? võtan aujohkus enda peale. Printsess. minu aujohkus. Aitab küll sellest kallist Vancouveri valmistoidust, mis alati ei olnud isegi kõige parem. Nii et nüüd oleme oma tervisliku, värvilise toidu peal tagasi, mis ei ole üldse halb. Ma olen igatahes rahul, nii et hakkame sööma. Ja sellega sai siis meie nädalavahetuse vlog Vancouveris läbi. Ma olen igatahes nädalavahetusega äärmiselt rahul. Mul juba sõnad natuke võbisevad, nälg on peal. Aga näeme järgmises vlogis. Juhu, homme tööle!